tarkade merejutud. Tuult puhub purjedesse, Tall Ships Races. Ahoi, ahoi, hea kuulaja, ahoi, ahoi, hea vaataja, kes sa oled siia kohale tulnud. Me Marjuga siin seisime ja kuulasime seda heliproovi ja see oli väga tore. Aga meie räägime meremütoloogiast. Minu kõrval on Marju Kõigupuu. Tere, Marju! Tere, Haidar! Minu traditsiooniline esimene küsimus on see, et kuidas inimesed ise merega seotud on. Kas sa mäletad, millal sa esimest korda mingil moel mere peale sattusid? Jaa, ma olen tegelikult küll sündinud Lõuna-Eestis ja ma usun, et see, mis ma nüüd räägin, tõelistele mere inimestele ajab kergelt, ütleme, kas ajab muigama või tekitab selliseid kummalisi tundeid, aga meil Lõuna-Eestis on kevadeti selline asi nagu suur vesi. Ja aeg-ajalt postitatakse ka sotsiaalmeediasse neid pilte, kui siis sealsed jõed tõepoolest ajavad korralikult üle. Ja minu arusaamine lapsepõlvest oligi, et meri on siis, kui on suur vesi. No kui ma natukene suuremaks sain, siis minu võib-olla sinasõprus merega algas 70ndate keskpaigas. Selleks ajaks oli juba Nõukogude Liidus moodustatud esimene rahvuspark ja see teadupoolest oli Lahemaa rahvuspark, mis asus toonase Nõukogude Liidu piiritsoonis ju vähemalt mingi osa rahvuspargi territooriumist, eriti see, mis merd puudutas. Aga siis hakati korraldama seal vabariiklikke bioloogia-olümpiaade ja niimoodi sattusin mina Käsmu mere äärde ja minu sellised päris esimesed merekogemused, kaasa arvatud ka niisugused koolilapse tasandil uurimused, miks Käsmu on kivine, kes elab meres, kas kuiva jalaga saab Kuradi saarele, pärinevadki nendest olümpiaadi suvedest mere ääres. Aga veel on üks väga oluline koht minu jaoks, kus ma ka täna hommikul tulin. See on siis Pärnu, kus elas minu lapsepõlves minu Läti vanaonu, kui ta oli Siberist tagasi tulnud ja siis suvel sai ikka tema juures oldud ja ma olin väga pettunud, näiteks kui eile ei pakutud mulle kuhakala Pärnus, ma väga lootsin, sest Pärnuga seotub mul Pärnu laht, see selline kotikujuline soe, meeletu liivarand, võimalused ohjeldamatult ujuda ja ohjeldamatult süüa kohakala. Nüüd ma vist rääkisin kõik südame pealt ära, kõik ülejäänu on juba see, mis tuleb oluliselt hiljem, siis kui sa oled 15 ja 16. Marju, ütle, miks me merega seoses oleme nii ebausklikud? Tegelikult inimene, ma ei ütleks, et inimene on ebausklik. Mina prooviks seda natukene niimoodi korrigeerida, et inimene siiski rohkemal ja vähemal määral tahab natukenegi oma elu kontrollida ja suunata. Ja tänapäeva kontori inimene ja selline tehnikavidinatest üleküllastunud inimene kipub unustama seda, mida teadsid meie esivanemad, nimelt, et ega me ikka loodusjõudude vastu ei saa. Praegused meresõidu vahendid, laevad, mis siin, eks ole, sõidavad, kruiisivad, sõidavad muidu, teevad töö, ajavad töö ja sõja asju, on rohkem või vähem merekindlamad, kui nad iial olid. Ja ega vanarahvas, kui ta saatis või ütleme siin inimpõlvi tagasi, kui saadeti mehed merele, siis loodeti, et nad tulevad tagasi, sest meri on ettearvamatu, nagu rahvalaul ütleb, et sest meri on mu hädaoht ja merega tuli osata läbi saada. Ja vaat selle läbisaamise üheks viisiks on olnud siis kõik võimalikud sellised maagilised taiad, uskumused, mida tuli järgida, et mitte mere jumalat pahandada, samuti ohverdamised, samuti mitmesugused rituaalid, näiteks nende meestega, kes esimest korda teatud kohtadest läbi sõitsid. Ja see oli ikkagi kõik mõeldud selleks, et see sinu
teekond merel oleks võimalikult turvaline ja et sa tuleksid sealt tagasi. no ma võin tuua näiteks ühe sellise näite, et ma käisin ühe ajaloolise laeva veeskamise juures, ta oli olnud terve talve remondis ja siis, kui ma ei eksi, siis piserdati seda laeva mingisuguse alkoholiga ja ma küsisin siis nende meeste käest, et miks te seda teete ja siis nende vastus oli, Marju, arva ära, mis? No ikka sellepärast, et laev püsiks tugev, terve, temaga ei juhtuks midagi halba, et kõik head jõud oleksid selle poolt, et laeval oleks pikk õnnelik eluiga ja ikka sellepärast ka, et laeva perel läheks kõik võimalikult hästi. Nende vastus oli ilmselt seda kõike arvesse võttes selline, et ega me täpselt ei tea, aga me ei julge tegemata ka jätta. Väga õige, see täiendab just nimelt seda niisugust teaduslikku ilmavaadet või arusaama sellest, et rituaalid ongi, et igaks juhuks ikkagi teeme, et kuidas see vanarahvas ütles, et ei tea, kas ta nüüd parem sai, aga ega ta midagi ära ka ei riku. Nii, aga laevaehituse juurest mul on veel üks selline huvitav näide, et neid uskumusi on väga-väga erinevaid. Näiteks üks on see, et ma olin ka ühe oma filmiprojektiga, kuidas Haapsalus ehitati jaalat ja olin selle juures, kuidas see sündis ja siis üks lugu rääkis sellest, et laeva mastikand või mastipuu tuleb tuua hästi kiiresti metsast ära, et siis saab hästi kiire laeva ja eriti kiire laeva saab siis veel, kui sa selle varastad võõrast metsast ja ruttu koju tood. No vaat selle kohta ütleb nüüd teadlane sedasi, et see on see analoogia maagia, et kui sa tahad saada kiiret laeva, et sa pead arvestama nende ja teistega, aga tegelikult selle laeva emapuu valimine, maha raiumine, see on juba omaette väga terve teadus ja siin sa ütlesid ka näiteks sellise kohaliku veesõiduki nimetuse nagu jaala, mis on ju niisugune, ütleme, piirkondlik nimetus ja kui me hakkame otsima kõiki neid erinevaid sõnu, millega Eesti või tähendab rannaaladel on siis erinevates paikades erinevaid sõidukeid nimetatud, siis eks ole, kas on see ruup, kas on see ruhi, kas on see uisk ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja see omakorda näitab seda, et rannaäärsed inimesed on ikka natuke rohkem olnud nii-öelda seljaga maa peale, sellepärast et ma siin võtsin kaasa oma raamatu ka, et on öeldud siis kenasti, et kellel käed, sellel kalad, kellel janu, sellel jalad. Aga mida see tähendab? Kellel käed, sellel kalad. See, kes oskab võrke korralikult vette lasta, oskab korralikult võrgud välja võtta, oskab õigel ajal kalale minna, oskab võrku kududa, oskab võrku paigata, puhastada ja saab selle kala kätte, sest et rannarahva jaoks see nii-öelda merehõbe, vaat kui ilus sõna, on olnud ikkagi väga oluline elatusallikas ja seda vahetati ju ka sisemaal vilja vastu, mis oli nagu, millega ühesõnaga teraviljakasvatusega või sellega ju väga rannas ka ei tegeldud, sest et ega siis need rannaalad ju kõik ei sobi ka väga vilja kasvatamiseks. Aga kuidas sellega on, kui sa juba toidu peale selle tüürisid, see leivakõrvane, kogu see maailm, kuhu see merehõbe asetub sellel skaalal? No ta oli ikkagi väga tähtis, sellepärast et heake küll, nõukogude ajal väga sellisest merelistest elatusaladest väga ei räägitud ja väga ei uuritud seda, sellepärast et me teame, et meie nii-öelda see lähirannikuveed ja kõik olid ju osa nõukogude aegsest piiritsoonist. Tänapäeva noortele räägid, kui keeruline oli saartele saada, päris kõike ei saanudki, sest sa ei saanud seda luba. Aga see oli ikkagi elatusallikas ja teistpidi oli ka see, et saarte mehed teenisid ju laevadel, mis näiteks avaldub omal kombel meie rahvarõivastes ja üldises elatuses saartel, mis paiguti oli oluliselt nagu edenenum kui kusagil mujal. Võtame näiteks kõik naiste osturiidest põlled ja värvikamad
rahvarõivad, aga samuti näiteks Saaremaal hakkasid naised kandma varem kingi, et Sisemaa naised kandsid veel pastlaid, aga Saare naistel oli juba võimalus kingi kanda, siis samuti moekaubad, kohvi joomised ja kõik selline, mis nagu tuli mere kaudu ja mis jah, nii-öelda rohkem ja vähem aitas siis seda elujärge nagu hoopis nagu natukene teistsugusele, pisut ütleme siis, ma ei tahaks öelda kõrgemale tasandile, et see on nagu väga hinnanguline, aga põhimõtteliselt elati majanduslikult oluliselt nagu huvitavamalt, kui see oli võimalik Sisemaal, kus inimene elas terve elu ühe koha peal. Ja kui me vaatame kas või meie rahvamuusikat ja meie muusikalist folkloori, siis see, mis tuleb pärast meie nii-öelda vestlust siin, kui lavale astuvad kukerpillid, untsakad, Kihnu Virve sõbrad kõik, siis väga palju sellisest uuemast rahvalaulust, nendest viisidest on ju meremehed toonud kaasa. Nad on sõitnud, nad on suhelnud ja kui sa mängid pilli, ega siis ei olegi ju keelt vaja osata, eks ole, sa võtad selle viisi üles ja mängid oma pilli peal kaasa. Nii et ma julgen öelda, et see meie mereline elulaad on tegelikult meid üksjagu palju mõjutanud, aga lihtsalt vahepeal me ei saanud sellest väga rääkida. Nii, aga sina, Marju, oled pärit Lõuna-Eestist, eks ju, et kui palju see et kui sa nagu vaatad täna, ütleme oma positsioonilt, sa oled palju uurinud, palju lugenud, sa tead nii mere kui maaelu, et kui palju see merekultuur sinna süvamaale jõudis või oskad sa näiteks mõne näite tuua? No kindlasti merekultuur jõudis kas või seda kaudu, et ütleme Lõuna-Eestis käisid Riias, käisid sealt soolaheeringat toomas. Heeringas oli väga tähtis toit ja kuuldavasti isegi esimese vabariigi või ütleme siis niimoodi, et vabariigi algaastatel, ega meil on ikka üks ja seesama Eesti riik olnud, et Poola talupojad, kes tulid Lõuna-Eestisse suvel tööd tegemist, nad olid kole pahased, et neile pakutakse ainult heeringat süüa, tahtsid koju tagasi minna. Aga siis toodi kaasa Riias käies ka igasuguseid huvitavaid jutte ja näiteks Lõuna-Eestis inimesed oskasid rääkida siis Vaarao lastest, et need olid sellised mütoloogilised olendid, keda siis rahvasuu kujutas natukene nagu piiblist tuttavate motiividega, aga sellest ka räägiti, et Riias olla näidatud, et hülge pea ja inimese tagapoolega ja kogu aeg hüüavad niimoodi vaarauh, et ega nad juba ei olnud hülgeid ise väga paljudki näinud tõenäoliselt, aga need jutud rohkemal või vähemal määral ikkagi levisid. Et just ütleme Lõuna-Eesti jaoks see Riia oli miski, mis oli rohkem või vähem siis merevärav või viis või võimalus siis ka merelise eluga kokku puutuda. Ja muidugi teine osa inimesi, kes siis ka 20. sajandi alguses tulid mandrile teenima, need olid siis saarlastest kraavihallid, kes tõid ka kaasa rohkem või vähem siis oma elulaadi ja kombeid ja tavasid ja uskumusi ja kõike muud sellist. Ütle, kui palju meie teadvust on mõjutanud see rikkalik mere kirjanduspärand, kogu see raamatute maailm, ilmselt see on täiesti omaette loengusari, ma kujutan ette, aga kui sa nagu oma kogemusest mõtled? No ikka sellepärast, et eks praegu on muidugi, et ega seda vanemat kirjandust ju väga palju nii väga ei loeta, aga kui te tuletate meelde näiteks või tuletame koos meelde seal 60-ndate või eriti 70-ndate filme, et kes on näinud näiteks Aadu Hindi Tuulise ranna ainetel tehtud filme või seda lugenud või on lugenud August Mälgu Karget merd ja rannarootslastest, Eesti rootslastest räägiti ju tegelikult vähe, sest et nõukogude ajal nende saatus oli traagiline, nad olid sunnitud Pakri saartelt lahkuma oma kodudest, aga samuti Vormsilt ja Runnust ju mindi tegelikult ära nõukogude vägede eest. Et seda merekirjandust vaieldamatult on, sellest on räägitud, tänapäeval räägitakse ehk natukene vähem, et sealt tuleb välja, Karge mere põhjal on tehtud ju see film, eks ole, see tavaõigus ja mis juhtub või siis, võib-olla mitte nüüd kõige õnnestunum oli see seriaal, mis tehti Herman Sergo Näkimadalate ainetel ju ka, mis samamoodi räägib natuke ka sellest, kuidas võib-olla Eesti-Rootsi kogukond ja Eesti kogukond elas natukene ka paralleelmaailmas, sest Eesti rootslased olid ikkagi seda meelt, et nad on vaba rahvas siin Eestis,
aga ja ega siis heaks ju seda ei võetud, kui ütleme siis Eesti ja Rootsi mees vaatas talupoja naise poole ja vastupidi, et sealt on need konfliktid ka üles kirjutatud. Ja noh, muidugi legendaarne Vormsi saarelt pärit Maria Murman, kelle juures tõenäoliselt kõik Eesti filoloogid vähemalt seal 70-ndatel käisid, 80-ndatel käisid sellist Eesti-Rootsi keelt kogumas. Nii et jah, et siin on neid kultuurikihte on tõesti nii kohutavalt palju, et kohe ei teagi. Sellega nii nagu hülgega, kui tead, Saaremaa mees seletas teistele, et mille pärast ta hülge käest ära laskis ja siis ta ahastas ja ütles, et no on tal sarve, on tal saba, no kus sa pead teda? Et nii on nende merejuttudega ka, et millisest sarvest või sabast ma pihku hakkan. Ega see ongi üks suur erinevate, see on nagu sama elevandi kirjeldamine, et vaata, kust otsast tahad, et neid sissejuhatusi saab teha küll ja veel. Aga ütle näiteks, miks on tavaks, et reedel ei minda näiteks suurele merereisile? No siin on natukene ka tegelikult piiblipärimuse mõju. On selge see, et ega nõukogude ajal ju meie nii-öelda etnograafilisest ja folkloorsest teadusest üritati nii-öelda see piiblipärimus välja rookida. Aga reede teadupoolest on õnnetu päev, me teame, mis suurel reedel juhtus, eks ole, Jeesus Kristus löödi risti ja hakkasid juhtuma pahad ajad, et ja 13, miks on see 13 reede, eks ole, et kui palju tal neid jüngreid oli ja kes nii-öelda, kes ta siis reetis. Nii et selles mõttes jah, reedel nagu ei mindud merele ja ega see ka hea märk ei olnud, kui näiteks naine tuli vastu, et siis öeldi ka sageli, et no jäta nüüd või minemata, et noh, kes on raip käskis praegu kodust välja tulla. Ma olen kuulnud ka seda, et ega ka kirikuõpetaja nägemine merele minnes ei olnud mingi hea märk. Jah, see on ilmselt jah, sõltus sellest, et missugused ja kuidas need uskumused siin või seal koha peal oli, aga seda nagu jah, hästi hoolega ikkagi vaadati, et kes sulle esimesena vastu tuleb ja loeti väga mitmesuguseid märke, et kuidas see või teine asi on seotud siis mereretke õnnestumisega või kalapüügi õnnestumisega, et ega see on selline keeruline asi, et miks mõni ikkagi saab kalu ja teine ei saa kalu. Et ma mõtlesin, et ma loen siit ette, et 1862 Pärnu Postimehes siis kirjutati, et kuidas siis, et ühe sõnaga, et kuidas siis üks mees oli palunud kalakuningat, et ja siis kirjeldatakse, kuidas siis kalur palub oma nii-öelda loodusjumalat, et kulla Kaljo kuningas, anna mulle täna hommiku 200 kala. Ta võttis võrgud välja, sai 400 kala, see on 2 korda rohkem, kui olid palunud. Seda õnne ja rõõmu. Mees oleks rõõmu pärast oma jumalale tantsu tantsinud. Nüüd oli valeusk kroonitud ja kindel. Et noh, kuidas juba, ütleme, 19. sajandi keskel, nagu ka toonastes ajalehtedes pandi pahaks seda, et ka rannarahvas pöördub siis oma nii-öelda merejumalate või nende maajumalate poole, et nende saaki, kalasaaki õnnistaks ja võib-olla kirikuõpetaja tõesti alati ei olnud kõige parem tegelane, kes nendesse asjadesse sekkus. No üks kindel traditsioon, mida mina oma laevas ikka au sees pean, on see, et kui ma sõidan kodusadamast välja, siis ma panen mitu piiska sellele vanale. Me ütleme, et vana, ega tegelikult ei tohi väga kõva häälega öelda, see on niisugune väike rituaal, mida ma vaikselt seal oma laevas teen, aga ühesõnaga piisa panen merre alati. Väga mõistlik tegu, sellepärast, et selle kohta on teateid ka meie vanemast rahvapärimusest ja millegipärast just merd kujutatakse nii-öelda siis naiselikuna, et ta on nagu mereema, et ta on nagu ikka, eks ole, et lauludes ka lauldakse, et meri on väga tujukas, väga ettearvamatu nagu naisterahva iseloom ja näiteks, et sellepärast siis on ka sellesse mereemasse suhtutud väga aupaklikult ja lugupidavalt, et sa ei tohi merel kunagi vanduda, aga kui sa lähed laevaga merele, siis kindlasti tuleb ohverdada ja vaat kui me nüüd räägime sellest, et meie nii-öelda siis erinevates paikades maismaal on nii-öelda pühakohad, kuhu siis talupojad on viinud ande, siis tegelikult meres on nagu olnud selliseid ohverdamiskohti ju küll. Ja kui proovida seletada siis, mis kohad need on, siis loodusteaduslikult võib-olla need võiks olla siis kuskil ranna lähedal, kas seal on allikane põhi, sellepärast et rahvas on siis rääkinud, et see koht ei külmu talvel ära, see ei jäätu piisavalt tugevasti
ja on usutud, et need on just need kohad, kus siis mereema ennast ilmutab ja kuhu kindlasti tuleb viia siis ohvrid, kas siis teatud kindlatel kalendritähtpäevadel, kui seda on õigeks peetud, või siis tõepoolest siis, kui inimene läheb nagu kalastama, et paluda siis merejumalate soosingut, et kindlasti kas siis niisugust kraadiga jooki, siis teinekord võib olla ka hõberaha on antud anniks, et ka nii-öelda meres asuvad pühakohad on tegelikult osa meie nii-öelda looduslikest pühakohtadest, et me oleme harjunud, et neid leiab ikka nagu nii-öelda maismaalt. Aga võta näpust just nimelt, et oluline on ikkagi see, et kes missuguse nii-öelda looduskeskkonnaga rohkem või vähem on seotud ja kui ma siin seda mütoloogia raamatut kirjutasin, siis ma lugesin ka hästi palju tolleaegseid ajalehti, nüüd on seda mugav teha, nad on digiteeritud, et ei peagi nagu kodust välja minema, võtad aga kohvitassi kõrvale või teekruusi ja vaatad ja seal on hästi palju nagu just, ei olegi mitte niivõrd meie nagu põllupidajate või mandrirahva kohta, aga just hästi palju on rannarahva kohta, et rannarahvas on nagu nii-öelda väga ebausklik. Aga neil on oma usuasjad ja tegelikult ega ükski usk ei ole ju eba, kui sa sellesse tõeliselt usud või vähemalt arvad, et nende kommete pidamine aitab sul oma elu paremini nii-öelda järje peal ja kontrolli all hoida. No näiteks üks asi, mis mulle veel pähe tuleb seoses selle merele minemisega, on see, et üldiselt ei ole soovitav kaasa võtta vihmavarjusid ja mingisuguseid kohvreid ja selliseid maal ringi käimise asju, et need ei sobi kuidagi laeva. Jah, ega laevas on tõesti oma niisugused reeglid, aga täna on meil mitmes 16, jah. Vaat siin mõni päev tagasi oli meremeeste jaoks väga tähtis niisugune rahvakalendri tähtpäev, see on 13. juuli. Seda teatakse kui ka Mareta või Karuse päeva ja siis just Saaremaal ja Läänemaal on seda peetud ja kui keegi on käinud Saaremaal Mustjala pangal, mis praeguseks on kujundatud selliseks turismiatraktsiooniks, et see on olnud üks selline paik, kus just Mareta ja Karuse päeval või sellel 13. juulil on käidud sinna sealt nagu pangalt on alla midagi, on ohverdatud sellepärast, et siis ohverdatakse viina merre, et oleks väga hea kalasaak. Aga jah, see on ikka niimoodi olnud, et on mingisugused sellised uskumused, et mida sa võtad merele kaasa, mis sobib ja üldiselt ju on niimoodi, et merel kehtivad oma reeglid, maal oma reeglid ja neid ei peaks vist väga segi ajama. Aga see on huvitav, sellepärast et näiteks mina olen merd sõitnud üle 10 aasta ja ma mäletan, et seesama vihmavarju ja koti asi tehti mulle lihtsalt hästi vaikselt nagu selgeks Kalevi jahtklubis. Et minu arust mul oli mingisugune imelik kott või vihmavari või mingi vale asi, mis oli mingi maal ringi käimise asi ja siis keegi ütles, et ma ei tea, et meil siin on nagu siuksed nagu teistsugused kotid, et meil on siuksed nagu kompsud või märsid või siuksed nagu nööriga pealt kinni tõmbavad, et võtame neid kaasa järgmine kord, kui tuled, et ega keegi ei tõrele muga, aga hästi konkreetselt tehti selgeks, et meil on siin siuksed asjad. No selle kohta ütleb teadlane, vaat see on tavaõigus, eks ole, et ega sulle keegi ei seleta, ükskõik kas sa oled maal või merel, miks see asi nii on, keegi otse ei ütle, teinekord isegi küsid, et aga miks, aga siis vaadatakse, no kuidas sa ei tea siis. Meil lihtsalt niimoodi ei tehta. Et on mingisugused kas siis uskumused või midagi, mida arvatakse, et see võib kaasa tuua halba õnne. Aga seda see on ju õpetatud, eks ole, et laevas ei tohi ju vilistada. Eks ole, miks ei tohi laevas vilistada? Vilina peale tuleb mingi torm kohale, mida sa ei taha, et ta tuleks näiteks. Just nimelt ja võid kotermanni ära pahandada ja... Aga kotermann, vaat see on, ütleme, merega on see, et me oleme siin merelaulude laval ja siin lauldakse merelaule ja on lauldud, et paljud asjad on saanud meile selgeks ja tuttavaks läbi laulude ja ma arvan, et mõned asjad on... Ega me teame kõik, et kotermann on. Kotermann, see näris, küüsi, joh ei tii, joh ei taa, eks ju. Aga mis imeloom see kotermann on ja kas selle kohta on teaduslikku kirjeldust ja on teda keegi näinud? Jah, katsu sa teda kinni püüda, mõõta kaaluda, temalt intervjuu võtta, väga keeruliseks läheb. Aga eks ta nagu väga palju meie niisuguseid mütoloogilisi tegelasi on siis tulnud nii-öelda Saksa meremeeste pärimusest
mis on siis üle võetud, et tal on mingisugune selline laevamees või tema ülesanne. Tema tuleb laeva koos laeva emapuuga, kui see on õieti valitud. Ja kui laevapere käitub temaga hästi ja lugupidavalt, siis ta teinekord aitab laevaperet, näitab, mõnikord näidatakse merekaardil õige koht. Vanasti, eks ole, kui Kiinu Jõnn oli vist see, kes püksirihmaga merekaarti mõõtis, eks ole. Tänapäeval ei kujutata seda päris hästi enam ette, kuidas see käib. Aga ta näitab teinekord kätte, kus kohast oleks mõistlikum sõita või kus on ohukohad või hoiatab. Aga kui laevapere käitub tema suhtes hoolimatult, käitub pahasti, siis võib juhtuda ka selline lugu, et ta tõepoolest jätab laeva maha, lahkub laevalt ja see toob ka nii-öelda häda ja õnnetust. Nii et ikkagi selline kodanik laevahaldes peab laevas olema, nii nagu majahaldes on majas ja keegi, kes ikkagi nagu oma selliste üleloomulike inimesele kättesaamatute oskustega püüab siis laevapere heaks midagi teha. Aga neid tegelasi on ju ometigi veel, neid on ju terve hulk, ühed elavad laevas, teisi sa ei taha võib-olla laeva, kolmandad elavad vees. Ja eks ole, vees elavad ju näkid ja see näkirahvas on ka selline huvitav rahvas, et kuidas nad sinna päriselt tekkisid, et tõenäoliselt on kõik need inimesed, kes on siis ühel või teisel põhjusel, kuidas see mereäärne see ütlemine oli, et tead poiss, kui sa uppunud peast koju tuled, siis peksa sa saad. Et need on siis arvatud, et tõenäoliselt on need on need siis inimesed, kes on maise elu maha jätnud, aga kuna nad seal vee all ei paljune ja näkirahvast on juurde vaja, siis nad aeg-ajalt käivad maa peal rannas kavala kauba ja petise ka siis kedagi kaasa meelitamas, näiteks võtavad hobuse kuju või mingi eseme kuju või laulavad väga ilusti ja kutsuvad inimesi kaasa. Ja muidugi näkkide ainetel on ju tehtud ka natukene selliseid kurbi ja traagilisi muinasjutte. Võtame näiteks kas või väikese Märineitsi, mida ikka ja jälle Anderseni muinasjuttudest nii-öelda interpreteeritakse ja just nimelt kogu see traagika, et sa oled nagu inimene, aga enam ei ole ka. Ja siis kindlasti on väga erinevad sellised mütoloogilised loomad vist, keda meresõitjad on oma teedel kohanud, keda on näinud. Neil võib olla loodusteaduses prototüüpe, sest et kõiki elukaid, kes süvameres elavad, ma ei ole kindel, et me tänapäevalgi kõiki neid teame ja tunneme ja eks see vist on ka võimalik, et teinekord näed nii suurt 8 jalga, mille suurust ei oska tavaline inimene ettegi kujutada. Et kõik need erinevad kohtumised on siis ka rohkem või vähem mütoloogilise kuju võtnud, sest et kalameeste anekdoot on ju teada, eks ole, et kõiki asju nähakse natuke suuremana, et üks mees pidevalt näitas, kui suuri kalu ta püüdis, et ma püüan nüüd 2 kätt laiali ajada, et ikka sellised ja sõpradel sai hing täis, et mida kaua sa kelgid, eks ole, et need haued lähevad sul järjest suuremaks ja panid tal käed raudu ja siis see mees niimoodi näitas, aga vaata see kala, mille ma püüdsin, see vaata misuke silm tal oli. Et loomulikult, et see käib asja juurde, et kui sa nagu päriselt ei tea ja tunne, sest kes siis ikka sõnaga seal meresügavustes neid elukaid nägi ja kuulis ja ka omal ajal ütleme siin keskaegsed ja varauusaegsed loodusteaduslikud kirjeldused ja kui need pilte vaadata, et tegelikult need pildid on väga huvitavad, et ongi sellised pool inimese ja pool veeolendi moodi on kujutatud, aga need kõik toitsid ju merd sõitvate inimeste meeli ja loomulikult oli ju tarvis ka jutustada, mida sa huvitavat nägid, aga igale jutule pannakse ikka midagi pisut juurde ju ka. No ega inimesi ju üldiselt, kui ma räägin mõnele sõbrale sellest, kuidas ma toredalt siin ümber Naissaare sõitsin ja päike loojus ja kõik oli tore, et see on tore lugu küll, aga see, kuidas ma Abruka all koleda tormi küüsis olin ja krüssasime nii, et rääksime rohkem tagasi kui edasi. Vaat see lugu pakub inimestele palju rohkem huvi. Absoluutselt, sellepärast, et see ei ole ju üldsegi põnev lugu, eks ole, kui sinuga mitte midagi ei juhtu, kui sa mitte midagi üle ei ela. Et see on ikka olnud ja kui sa tuled juba kaugetelt reisidelt, kui sa oled näinud võõraid maid, kohtunud hoopis teistsuguste inimestega, teistsuguste kultuuridega, sa jutustad, aga samas ütleme, kui tänapäeval vaata, sa saad näidata pilte ja videosid ja mida kõike veel näitasid mulle, kuidas veetaksoga sõitsid, siis varasemad põlved, siin ütleme 100 ja rohkem aastat tagasi, nende
viis oligi ju ainult sõnadega seda pilti, eks ole, edasi anda ja see, missuguse kuju või ilme see pilt võttis, see sõltus ju väga palju ka sellest, kuidas kuulaja seda mõistis, mida kuulaja nägi, mis oli kuulajale oluline. Ja see on võib-olla ka see, mis ongi sünnitanud tegelikult meie folkloori, rahvaluulet, pärimust, on olnud see, et sajandid me oleme tegelikult oma teadmist andnud edasi just nimelt verbaalselt. Aga see, kuidas ma sulle jutustan, see, kuidas sina sellest aru saad, kuidas sa kujutad seda looma või veeolendit ette, see ei pruugi olla ju enam-vähem nii, nagu mina mõtlesin. Aga see on huvitav, et me oleme sellest harjunud mõtlema, et see on kõik midagi, mis on vanasti. Aga samas, kui ma mõtlen ennast nagu viimati kuskile sinna Sadama klubisse, siis me tegelikult rääkisime täpselt, nagu ma arvan, 100-200 aastat tagasi rääkis mulle sõber loo sellest, kuidas ta sõi mingit mürgist kala peaaegu oleks ära surnud. Sõitis üle siis Suure mere Kariibidele ja kuidas ta siis napilt pääses, sest et see kala, mida ta hakkas seal sööma, oli väga mürgine. Aga mürgine oli siis see tema maksaosa, aga seda ta õnneks ei puutunud. Ja täpselt samamoodi ja mina olen seda edasi rääkinud, kuidas minu sõber õnneks Suure mere reisi ajal oleks hoopis kala mürgitusse surnud, mitte koleda tormi kätte. Et tegelikult me jagame seda edasi ja see elab ja see on nagu miski, et sina rääkisid mulle sellest ülgest, millel ei ole sarve ega saba, ma lähen räägin seda kohe edasi, kui ma mõnda üles näen. Nii on. Ja eks see ongi see, kuidas see merepärimus elab, sellepärast, et me tahame jagada, vahendada oma kogemusi, oma elamusi ja eriti ka nende inimestega, kellel võib-olla on sarnane kogemus, sellepärast, et see on ilmselt hoopis teistsugune, kui sa jagad inimesega, kes on merd sõitnud, kui sa võib-olla jagad seda lugu inimesega, kes laevasõitu kogunisti kardab või tõesti võib-olla reisilaevas lamab kogu selle teekonna ja palub kõiki maa ja vee jumalaid, et see õudus ükskord lõpeks. Ja, aga see on väga huvitav. Nagu lendamisegagi. Et ega sa ju neid tegelikult, ma mõtlen ega neid merejutte, et see, et ma sulle eile näitasin ühte pilti, oli nagu tore küll, aga üldiselt ega ma neid pilte seal teha ei jõua, kui seal midagi põnevat toimub. Ja siis ikkagi maalid seda pilti nagu sõnaga. Jaa, loomulikult sellepärast, et on situatsioone, me kujutame ette, et me saame nagu igas asendis teha, aga kui sa ikkagi oled laevas roolis või on sul seal miskit muud tähtsat teha, siis sul ikka aega pildistada ei ole, sellepärast, et see võib lõppeda väga fataalselt. Ja, ega see on sul aparaat on sul taskus või kuskil peidus ja siis, kui see kõik läbi on, siis sa hingad kergendatud ja keegi ütleb, aga pilti ei teinud. Ei, ma ei tulnud selle pealegi, aga ma võin sulle selle loo rääkida. No just nimelt, eks ole, et siis on, kui sa juba kuival maal oled ja kõik on juba või on merel natuke rahulikum, siis on aega vestelda, ja vaat siit me jõuamegi ringiga loo algusesse, et miks on nagu väga palju, ütleme siis sellist ebausku või kõike, et taaskord sul võivad olla oskused, sul võivad olla teadmised, sul võivad olla praktikad, aga sa ikkagi annad endale aru, et vetevalge on reaalselt inimesest tugevam. Täpselt, kui me vaatame seda suurt kruiiserit, mis siin seisab, siis selles on satelliitnavigatsioon, siin on satelliittelefon, see merepõhi, mida see laev näeb, on ilmselt nagu väga hästi, aga ometi jääb see üks X-faktor või see niisugune saladus sinna kuskile selle tehnika vahele ja kõrvale. No nii ongi, eks ole, et kuidas ikka vaatad seda laeva ja ütled, et vanal rahval oli õigus, kes ütles, et vesi, suured laevad kannab, vesi palju jõudu annab, et vesi ka selles mõttes jõudu, et vett on kasutatud, jõevett, üldse vett on ajamine kasutatud energia tootmisel, masinate käivitamisel, et vesi on vägev, vesi on austusvääriline ja kahtlemata rannarahva ilmavaade, ilma suhtumine, mere tundmine on sootuks teine, kui seda iial saab maaroti oma olla. Jaa, aga eks ma arvan, et mina olen Kesk-Eestis sündinud Paides ja ega mulle need merejutud meeldisid nagu kogu aeg. Minu arust on see nii universaalne, kui on hea jutuvestja ja hästi räägid, siis kuulaja imesta, ole sa maa või mererott. No küllap ta niimoodi on ja samas on ikkagi ka see, et meri on olnud värav, et me oleme siit kusagilt kunagi ammu on meie esivanemad siia vee äärde tulnud ja ütleme selliste maastikuuuringutega tegeleva inimesena tegelikult maa ja vee piir on ikkagi ainukene niisugune piir, mida inimene reaalselt tajub. See on filosoofiline piir, aga see on ka selles mõttes nagu väga erinevate looduskoosluste ja erinevate elulaadide piir, sest kui sa lähed nüüd ütleme vee peale, siis sul ei ole nende
peal elava inimese tarkuse ja teadmistega ikka mitte midagi suurt pihta hakata, et need tuleb koju jätta nagu vihmavarja kandiline kohver. Ja jälle vastupidi, eks ole, et kui mees tuleb merelt maa peale, et siis nende oskustega, mis tal laevas on vaja või mida tal sadamas on vaja, et ega tal nende oskustega päris maal ikkagi midagi väga teha ei ole. Kui ta väga kaua merel on, siis ta tuiab ringi, ta ei oska, tal on see tasakaalupunkt kõrvas läinud, nii et ta luigab ringi. Et see on jah see spetsiifiline meremehe kõnnak, eks ole, mida on ka ju kirjeldatud. Nii, aga me oleme täna sellise sündmuse tunnistajaks, ehk siis meil on üks kontsert, mis Kihnu Virvele teeb kummarduse. Ütle, kas Kihnu Virve on juba mütoloogiline olend, saamas selleks või ta ei ole? Ma arvan kindlasti, et Kihnu Virve oli omal eluajal juba omal kombel mütoloogiline olend, sellepärast, et ega meil neid väga selliseid inimesi ei ole. Ütleme siin uuemal ajal, 20. 21. sajandil, kes on oma elukogemuse andnud edasi rahvalike või siis rahvalauludeks saadud lugude kaudu ja Virve on ka selles mõttes on fenomenaalne, et tema laulud ja lood peegeldavad ju väga sõnades ka kogu seda saare naise või siis merega väga tihedalt seotud naise ilmapilti. Ja paraku see niimoodi on, et kui me ise nagu reaalselt ei ole näinud inimest, ei ole temaga kokku puutunud, kes neid laule loob, siis ta kahtlemata muutub mütoloogiliseks ja eks meil kõigil tõenäoliselt, kes on Virvega rohkem ja vähem kokku puutunud, on ka juba mingid lood, mida me räägime edasi, nii nagu väga paljude teistega, et ma räägin ühe väga toreda loo nii-öelda õppejõuna sellel kevadel, kui Juhan Viidingu sünni aastapäev oli, eks ole. Ja siis nooremad õppejad ütlesid, et nojah, et me keegi ei ole Juhan Viidingut näinud, mille peale ma siis niimoodi ettevaatlikult kerkisin ja püüdsin ennast suuremaks teha, kui ma tavaliselt olen. Ütlesin, et üks ikkagi on ja selle peale siis üks noor inimene vaatas mulle, ma tundsin ennast niisuguse tõelise fossiilina, mida mere äärest leitakse, kivistunud asi, eks ole. Ta vaatab mulle tõsiselt otsa ja küsib, aga milline ta oli? Ja siis ma tegelikult sain aru, et mismoodi see nagu reaalselt on, kui sinu lähikonnas on keegi, kes on reaalselt näinud inimest, keda sina enam näinud ei ole, sest et sinu sünniaasta on juba selline, aga sa oled lugenud ta tekste, võib-olla oled nautinud tema tekstidele loodud viise, oled vaadanud mingit filmi, aga film ei ole ikkagi päris inimene, eks ole. Ja kui me siin Tallinnas oleme, kui me räägime meremütoloogiast, eks ole, meil on ju see Russalkagi merineid siin Tallinnas täiesti olemas, mis ju samamoodi osundab tegelikult ka selle mere võlule, aga mere ohtlikkusele ja teatud sellele fataalsusele, mis on merega seotud. Nii et vaieldamatult Kihnu Virve oli müüt ja legend oma eluajal ja tema fenomen elab veel kaua. Need on sellised laulud, mida saab kaasa laulda. Ja kui meil on selliseid laule, mida me saame koos kaasa laulda, kas ei ole mitte see miski, mis nagu meid liidab, sest meil on mingisugused ühised asjad, mida kõik poole sõna pealt teavad, eks ole, ütle vesiroosid ja hakkab tulema vesiroosid, eks ole. Ma tänan sind, Marju, selle toreda vestluse eest, ma tänan teid kuulajad ja merekultuur on, ma arvan, et see on meist kõigist nii läbi imbunud, et endalegi üllatuseks vaatan, et mul on triibuline särk. Ma arvan, et kui sügavamalt otsida, siis see tuunika, mis sinu seljas on ka raudselt mingisugune kunagiste madruste tekiriietus. Tegelikult merekultuur on minu rahakotis. Tead kuidas? Ei tea. Iga endast lugupidav inimene, kui ta soetab rahakoti või ta kingib kellelegi rahakoti, siis ta paneb sinna natukene kalasoomuseid. Kalasoomus sümboliseerib hõbedat, hõbe sümboliseerib raha ja edu. Nii et minu merekultuur on kõigepealt rahakotis. Nii et vaadake oma rahakotti ja teeme suure aplausi Marjule. Aitäh, need olid merejutud, tänan teid kuulajad.